ja tõde ja elu. Väga tähtsad Jeesuse Kristuse sõnad. Mõtisklegem täna nende sõnade üle. Mina olen tee. Mis see tähendab? Tee on midagi, mis iseenesest ise ei liiku. Jeesus Kristus on seesama, nii nagu 2000 aastat tagasi oli Jeesus Kristus kui ka täna. Tema ei muutu. Meie peame liikuma. Ärgem unustagem, et Kristus on liikumine. Jeesus Kristus omal ajal ise liikus. Temal ei olnud kodu, kus ta pärast seda, kui ta hakkas õpetama, hakkas tegutsema. Ta kogu aeg liikus. Ka meie peame liikuma. Kahjuks on väga tihti niisugune ettekujutus, et Kristus, see on midagi, mis peab tooma meile rahu, pigem mitte rahu, mitte Jeesuse Kristuse rahu, vaid mingi meelerahu. Et ma tunnen ennast hästi. Mind üldse ei huvita, mis toimub minu ümber. Mina tunnen ennast täiesti hästi. See on Kristus minu jaoks. Kindlasti see ei ole niimoodi. Ma otsin seda rahu, ma otsin meelerahu. Ma tahan, et minul oleks mingi kodu, et mingi perekond, et oleks hea tervis ja enam pole vaja minu jaoks midagi. Üks Jeesuse Kristuse jüngrites Philippus ütles, Issand, näita meile isa ja sellest piisab. Väga head sõnad. Aga me otsime midagi muud, mitte isa. Me otsime rahu, et kõik oleks tore meie ümber. See on muidugi, see on väga tähtis, et me tunneksime ennast hästi. Aga see ei ole Kristus. Me peame liikuma, sellepärast et meie kodu ei ole siin, kus me tahame elada. Ja võib-olla seepärast me väga kardame näiteks surma, sellepärast et väga kardame kaotada seda, mis meil on praegu. Me peame liikuma. Me ei pea kartma, et toimuvad mõned muudatused meie elus, isegi meie ühiskonnas võib-olla toimub midagi, mis meile ei meeldi ja hakkame tegutsema just nende muudatustega. Mitte see on kõige tähtsam. Kõige tähtsam, et ma liikun ja igas olukorras ma otsin Jumalat. Näita meile isa. See on kõige tähtsam minu jaoks.